Tere tulemast võrkturunduse lehele, minu nimi on Kristjan Kiis. Olin siin natuke aega haige ja tänu sellele sa siis hilinesid minu videod, aga nagu lubatud, täna siis tuleb esimene, homme järgmine ja ülehomme siis kolmas sel nädal video. Täna soovin ma sulle siis anda praktilise nõuande, kuidas sul oleks kogu aeg uusi inimesi, kellele siis oma äri tutvustada. Et kui sa kohtud inimestega, siis on selge, et mõnele su äri see võimalus meeldib, mõnele mitte. Mõni ütleb ei, mõni ütleb ja. Nüüd neile, kellele see ärivõimalus võib-olla kohe ei paku huvi, siis sa võid alati küsida, et aga kas sa tead mõnda inimest, kellele võiks selline võimalus huvi pakkuda? Või kui ta ei oska kohe kedagi öelda või soovitada, siis on alati võimalus öelda, et kui see võiks jutuks tulla ja sa sellest kellelegi räägid, et siis kui see inimene tunneb huvi, ole kena, anna talle mu kontaktid edasi. Nüüd, kui sul enda kontaktid või siis nii-öelda see nimekiri saab otsa ja sa ei suuda siis uusi inimesi leida, siis see on väga praktiline samm, mida teha. Kasutada juba oma meeskonnas oleva inimese kontakte ehk siis oma alaliini kontakte ja käia siis koos läbi oma meeskonnaliikmega uusi inimesi ja tutvustada siis koos seda äri ja aidata siis sellel uuel inimesel, kes ärisse toodi, samamoodi kiiremalt areneda. Nüüd nähtavasti sa oled palju aktiivsem siis, kui sa räägid oma alaliini kontaktiga ja tutvustad koos äri, kui sa räägiksid otse siis oma tuttava või sõbraga. Sellepärast, et siis tekib selline kolmanda osapoole eelis, mis siis tähendab seda, et näiteks kui sa tood ärisse uue inimese, siis alguses on võib-olla temal natukene raske sellest ärist rääkida, kuna ta alles ka ise õpib seda äri tundma, siis kui nüüd sinu sõber, kelle sa siia oma ärisse kutsusid, kutsub omakorda inimese, siis kui te kolmekesi kokku saate, siis tekib see, et sinu sõbral, tema sõbral, nende vahel on siis nii-öelda usaldus ja sinult tuleb siis see informatsioon, mis on siis see äri, millest sa soovid siis temale rääkida, mis on need eelised ja kuidas seda äri teha. Nüüd, kui sa soovid laiendada oma äri ja teha nii, et sul oleks kogu aeg siis uusi inimesi, kellega rääkida, siis ei olegi muud, kui näiteks leida endale, mis iganes aeg see ka ei oleks, näiteks 2 nädala jooksul või kuu jooksul, leida endale see üks uus inimene. Ja siis, kui tema teeb enda nimekirja, kus on näiteks, ütleme, 100 inimest, siis on ka kohe sinul 100 inimest. Loomulikult hakkab ka tema mingil hetkel oma kontaktidega suhtlema, aga samamoodi sa aitad ju leida ka temal uusi inimesi ja käid kaasas ja saad sina niimoodi edasi tutvustada. Ehk siis tegelikult ei saa su nii-öelda kontaktide nimistu kunagi otsa, kui sa aitad oma meeskonnal aktiivselt edasi minna, käid, õpetad, koolitad neid ja teed seda nii-öelda käsikäes. Sest et see on selge, et alguses mõned inimesed natukene pelgavad või kardavad seda esinemist ja kardavad nii-öelda, et mis siis midagi läheb valesti ja inimene ikka kardab, et koos alustamine, koos nende esimeste sammude tegemine on meie äris väga oluline. Ja ega rohkem ei olegi, kui et leia endale üks inimene või leia enda meeskonnast üks inimene, kes vajab vähe rohkem abi ja hakka temaga koos edasi minema. Ja nii sul on alati olemas uued kontaktid, kuigi loomulikult ka ise tuleks natukene ennast nii-öelda harida ja ise vaeva näha, et ka endal need uued kontaktid tuleks. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!